Keevits, Nikolai Veerek ja Raul Posti oli siis eelmise aasta Eesti meistrivõistluste esimene, kellest siis Keevits ja Nikolai Veerek kindlalt täna siin konkureerimas on. Eelmise aasta Urmesis jooksus Keevits jälle aja 5.59.92, kui ka Riiakivi kolmas kontsert. Kaugushüppeliikmed siis mõõtmisele ei lähe ja Mihkel Kukk praegu siis alla 70 meetrine tulemus ei ole kõrgemalt 4. kohast. Läheb oma teisele kes seal ees on, ei tehil või? Aga kas nüüd on tehtud selline julgus ja vägitükk Nikolai Veerekini poolt 800 meetri jooksul, et nii vigalt on nad konkurentidest eest ära läinud ja täiesti ulmelises oma tempo sees jookseb. No tõesti, tegelikult see hiljem valus kogemus 2500 meetri jooksus. Kui Hiidek Nurmel tuli siis väga napid alla jääda, nüüd siin maksab kätte või mitte 236 tema on Inglis, valitseb teistel läheb teisena ja kolmanda numero 645. Palju esimene ring on? Ei, see oli esimene. Täna siis tõesti midagi saatus oleks jätta ja ikkagi midagi meistri kullas maha kätte saada. Ükskõik mis distantsile kuidas nüüd täpselt. Juhtivad siis päris võimsad Keijo Kitses. Nikolai Veerekivi neile kolmana päris kaugelt on siis Toptiku kontrollist. Lahkusid küll päris hilja ja nüüd kiirendab Keevits, aga on see nüüd piisav? On see nüüd piisav? Raimond Valner jätkuvalt kolmandana, aga Raimond Valnerit on ka seal kolmandal palgil johustamas. Ja nüüd kas Keevits jõuab? Selles on küsimus, kas Nikolai Veerekivi on nüüd oma jõuajad õigesti arvestanud, et sellise metsiku tempoga joostes peab lõppuni vastu. Tundub praegu, et peab, aga mine tea. Keevits läheneb praegu küll. Suhtelise teemas on Nikolai Veerekivi peab vaatama, kus see suudab. Aga ei, tundub, et asi on klaar. Sellise hulka joossuga praegu siis Nikolai Veerekivi algusest peale sulemisest tuleme Eesti meistriks ilmse. Keevits teine ja lõpuks siis Rauno Laumets pressis ennast siin kolmandaks selles jooksus.